teie seast mõtiskledes selle üle, kuidas on niimoodi, et kindlasti on inimesi ja võib-olla nad ei ole katoliiklased, kes ütlevad, et nad tunnevad Jumalat. Jumal elab koos nendega, Jumal tegutseb neis, tegutseb nende kaudu. Me teame, et on mõningaid kohti maa peal, kus toimuvad erinevad imeteod, kui toimuvad imetegusid ja tervendamised. Aga samas väga tihti meie elus ei ole niisugust tunne ja me palvetame, me käime kirikus, me teeme midagi muud Jumala jaoks, aga niisugust tunne ei ole. Kas me elame koos Jumalaga või mitte? Ma ei mõtle sellest, et mida me tunneme mõistusega, mis on meie südames. Olen julge ja ütlen, et äkki asi on selles, et Jumal tahab õpetada meid alandlikkusele. Mis mõttes? Äkki juhtub niimoodi, et me nagu tunneme, missugune peab olema Jumal. Me teame, kes on Jumal. Me teame, kuidas on vaja palvetada, kuidas on vaja teha midagi veel Jumala jaoks. Ja me juba teame, kuidas Jumal hakkab käituma meie jaoks. See on mingi skeem. Aga Jumal on vaba. Ja nii nagu tema ise tahab, tema käitub. Äkki asi on selles, et Jumal tahab olla vaba, mitte niisugune nagu me kujutame ette. Ja äkki, vaadake olukord Jeesuse Kristuse sündimisega. Head inimesed, korralikud inimesed, variseerid, preestrid, teised ootasid Messiat. Messiat nad teadsid, kes ta on, missugune tema on ja nad ootasid teda. Aga Jeesus Kristus ilmutas ennast karjastele. Ma ei tea, võib-olla nad olid ka jumalakartlikud inimesed, aga nad olid lihtsad inimesed. Kui ingel ütles neile, et peab sündima Jeesus Kristus sündis, minge vaatake, nad ei hakanud uurima pühakirju, kas see oli kooskõlas sellega, nad ei hakkasid tegema midagi muud, nad lihtsalt jooksisid ja kohtusid Jeesuse Kristusega. Muidugi ei tähenda, et ma kutsun teid loobuma palvest, käimast kirikust. Ei, seda on vaja teha. Aga ma siiski tahaksin öelda, et me kõik peame olema valmis selleks, et Jumal on täitsa spontaanne. Ja kui ta tuleb meie juurde, kui ta tahab kohtuda, siis ta teeb nii, nagu tema ise tahab. Ja võib-olla ta ei tee niimoodi, nagu me ootame. Ja meie teadmisi, võib-olla isegi meie palved eriti ei aita kohtuda temaga. Me peame olema avatud, nagu olid avatud karjased. Ja kui me ise ei karda seda spontaansust, kui me ei karda teha midagi, mida me ei ole teinud kogu aeg, äkki siis me hakkame tundma, et Jeesus Kristus tegutseb ka meie eludes. Meie kaudu ja me ei tunne siis seda, et Jeesus Kristus on keegi, kes on meist kaugel.